võistlusteks valmis. Coolbet. Hongkongi ööturgudel pole lihtsalt müügiletid. Need on tõelised kaose ja kultuuri ristumiskohad. Siin saab osta kõike, alates antiikesemetest kuni knock-off disainerkaupadeni ning lisaks veel elava Feng Shui meistri käest paar elu muutvat ennustust kaasa. Aga vähemalt eelinfona on teada, et sinna ei tohiks minna kindlasti mingisuguse plaaniga, et ma nüüd hakkan endale sealt shoppama kingitusi. Ei, lihtsalt mine, kõnni läbi ja kui leiad tõesti midagi lahedat, siis osta, sellepärast et pettumus on ilmselt suur, sest et rahvamassid, mis sinna kokku tulevad, on metsikud. Ja põhjus, miks võib-olla seal nii palju turiste on, sest esimese asjana, kui keegi lööb lahti Google'i, üritab endale sealt siis mingit infot otsida, et kuhu minna, mida teha, siis ongi Temple Street Night Market on esimene koht, kuhu soovitatakse minna ja ütleme niiviisi, et turistid põhiliselt seal on. Täismahus Hongkongi elamuse saamiseks tuleb läbida ka liiklusseiklus ja mis oleks veel parem aeg heale sõbrale helistamiseks, kui ummikus istudes. Jaan on minust umbes 1300 kilomeetri kaugusel, aga ka Hiinas ja täiesti omal põhjusel. Oi, tere Jaan! Jou. Te ka Hiinas? Me oleme ka Hiinas, jah. Kuidas sul läheb? Mulle üritasime mäevad seda ronida. Saime üles ja mitte midagi ei näinud. Isegi liine ei näinud. Ja siuke teistmoodi ilmaki on meil võrreldes teiega ilmselt. Meil on siin 15 ja jaheda võitu. Ja nagu ikka, viibib Jaan Hiinas oma elukutse tõttu. Viimastel aastatel on ta oma hulljulgete projektidega jõudnud maailma tippu, alates Messina väina ületamisest kuni pilvelõhkujate vahel turnimiseni. Tänaseks päevaks pole ta lihtsalt sportlane, ta on superstaar, kelle trikke on näinud 100 miljonid silmapaarid. Mis sa arvad, kuhu ma praegu lähen? Peole, kuhu sa ikka võid minna? Peole või? Mina olen peole. Ma võin öelda küll, ma olen ööturule. Ma olen Temple Street Night Marketis. See pidi olema üks kõigi... Mingi uhkelt riides või? Kas dresscode on sinna turule minnes või? Ja, sinna pead panema ülikonna selga. Ma mõtlesin, ma päris pintsakut kaasa võtnud. Panin sellise heledama suvise särgi. Aga ma nüüd sain aru, et see on natuke halb mõte, sellepärast, et seal on neid lõbutüdrukuid, liblika naisi palju ja öeldi, et ärge lapsi kaasa võtke. Ja ega sellise välimusega sa küll omal mingid hindasid alla ei saa kaubeldud. Aga ma ei lähegi sinna selle plaaniga midagi shopata. Ma lihtsalt kõnnin läbi natukene, proovin mõne Hiina 8 jala ära ja vaata, mis tunne on. Kadusid kuskil ära, mis taha peal. No ja nii kauaks meil seda telefoniühendust Jaaniga oligi. Ma arvan, et Hiina luureorganisatsioon blokeeris kõned ära, sellepärast ikkagi 2 kahtlast valget inimest vestlevad siin videokõnega ja räägivad mingis imelikus keeles, aga ei, nali naljaks. Jõudsime Hiina. Jõudsime siia linnaossa, kus on turg, Temple Market ja korralik ööelu. Ja ma ütlen kohe, võrreldes kesklinnaga, siin on kohe teine vibe. Palju siuke rahulikum nagu Aasias, ma ei tea, siuke Tai, Vietnami vibe, hästi palju vanu maju. Ja ma saan aru, et see turg peaks jääma siit otse ja kohe paremale ja seal hakkab see päris melu pihta, nii et lähme vaatame üle. Kuulge, tunnete? Punane kõh, sirkel ka, see on nagu kodumaa. Nüüd, kui päike on loojunud ja pilvelõhkujad süttivad, ärkab Hongkongis ellu täiesti uus maailm. Temple Street Night Market. See on midagi enamat kui lihtsalt turg. See on linna pulss, täis suminat, karjatusi ja tänavatoidu lõhna. Siin müüakse kõike ning kauplemine pole valik, vaid lausa sport. No see on nüüd esimene hetk, kui Hiinas olles. Hiina meenutab Hiinat, sellepärast et Hiina laternad, väga ilusad, värvilised ja nii nagu me päeval nägime, siis vanad head bambusest tellingud, kuid jah, melu siin tegelikult mina ütleks juba hakkab looma, sest kell on varajane, sest päike hetkel just loojus ja kõige
tummisemaks, läheb siin umbes tunni poole teise pärast, kui peaks olema nii palju inimesi, et sul on praktiliselt väga raske siin üksi ringi liikuda. Toidust rääkides, siis tegelikult võibolla huvitav asi on see, et kui ma muidu olen Aasias käinud, siis alati on toiduga selline tunne tänavalt ostes, et no ma ei tea, siit ei julge küll osta, siis tegelikult siin on üsna okei, sest et kui ma vaatan neid tööpindasid, väga puhtad, sanitaartingimustega siin koonerdatud ei ole, selles mõttes nii nagu näiteks Vietnamis, kus sul kõrval tänaval poriloigus pesti oma potte ja panne, siis siin tundub ikkagi väga puhas ja hügieeniline olevat, nii et ma siin tänaval julgen kindlasti toitu maitsta. Hetk hiljem, kui vaatasin turul ringi, nägin midagi, mis pani mind peatuma. Väikese lauakese taga istus mees, kellel polnud käsi, kuid ta meisterdas mänguasju uskumatu täpsusega. Tema liigutustes polnud kahtlust ega kõhklust, ainult keskendumine ja osavus. Möödujad peatusid, vaatasid ja mõistsid, et siin pole tegu lihtsalt käsitööga, vaid puhta tahtejõu ja oskusega, mis lükkab kõik piirid ümber. See oli tegelikult üks neist hetkedest, mis pani mõtlema, et kui keegi suudab ilma käteta teha selliseid asju, siis no mille üle meie siin üldse viriseme ja mis vabandused meil on üldse kobisemiseks, no tegelikult ei olegi. Kõik on võimalik, kui sa ise tahad. No kui me siin juba oleme, siis patt oleks mitte proovida pelmeene. Pelmeenid teadupärast on ju Hiinas, ütleme nii, et kõige levinum toit ja kui me siin turul oleme, siis ma näen seal väga maitsvad tunduvad kusjuures. Tahaks ise ka proovida. Raivo kindlasti ka, on ju? Muidugi. Vaatame siis. Siin muus oli enne ka kõige pikema järjekord, nii et tundub, et on nagu päris legit koht. Yes, tähku. Mitu raha pelmeenid läksid? Nii, pelmeenid läksid maksma meil 4 eurot. Meil on 5 pelmeeni. Noh, väidetavalt peaks olema nad siis selle turu parimad. Päris kuumad tunduvad. Sojakastet lükkati ka peale. Jaa. Selline vürtsikas. Natuke nagu umamit on. Aga hästi selline hea miniatuurne maitse plahvatus käib suus. Võtame piltlikult öeldes kogu see Hiina kultuuri ajalugu tuleb siit pelmeenidest välja, nii et igatahes soovitan täiega väärt seda raha. Raivo, tahad ka või? No esmapilgul tundub küll, kõik väga huvitav. Proovisin pelmeene, pelmeenid tõesti ühed parimad, mis ma siiani Hiinas saanud olen. Ja kui ma vaatan siin, mis inimesed teevad, kuidas nad pidutsevad, siin lahe, kuulab muusikat, tantsib, kõik on nagu ülikõva. Ja siin on siis see osa sellest marketist, kus on rohkem riideid, tehnikat, no igasugust pudi-padi, mida, noh, nii nagu öeldi, et ostma tõenäoliselt tule, käid läbi, vaatad ja lihtsalt lased silmadel üle käia. Aga noh, vaatamisväärsus omaette ja nagu ma näen, siin isegi on huvitavad asju. KFC ja Starbucksi logodega kotid. No võt, väga huvitavad asjad. No kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist on kindlasti sellise toreda kohaga, mida külastada, mida vaadata, aga nii nagu arvata oli, siis enamuse kõnnid sa lihtsalt läbi, vaatad, mida põnevat siin pakutakse ja no Raivo on siin ka kaameraga üks omajagu aega ringi käinud, et kuidas sul siis tunne on? No, pildi võtab kirjuks. Olen ma palju turgudel käinud, aga see turg on ikkagi lõputus, ei lõppe iialdist, hakkad kõndima ühest otsast ja jäädki kõndima, nii et saab süüa, saab juua, saab sopelda ja ka baaris ja pubis istuda nii palju kui vähe ja saab vembuvett ka natukene juua, aga tead, siin söögiga on siin küll tõesti nii, et ma lihtsalt ei taha teada, kui hästi organiseeritud peab olema see köök, sellepärast, et no neid inimesi, kes selles ühes restoranis istuvad ja mereande söövad, no see on nagu sipelgad oleks pesast välja lastud. Neid ikka jagub jah, ja õnneks turistide puudus siin linnas ja riigis ei tule vist kunagi. Ei, kindlasti mitte. 7,4 miljonit püsielanikku, millest veel lisaks 7
5,5 miljonit pidevalt turistid. Nii et jah, raha liigub siin igapäevaselt. No üks asi, mille eest hoiatati, öeldi, et siin on taskuvarged võib palju olla. No tõesti, see ala tegelikult on väga kitsas. Nagu näha, siin on raske liikudagi, aga tegelikult on olukord väga lihtne, et kui sa tuled siia ikkagi tipptunnil, sul on teksapüksid ilusti pungili pandud endal asjadest ja sealt keegi neid kätte ei saa. Käed alati pükste ligidal, siis sa võid üsna turvaliselt tunda ennast, aga kui sul on näiteks lihtsasti ligipääsetavad lühikesed püksid, kus sul on võimalik käsi taskusse libistada ja saad sealt nii-öelda telefoni vargale ära anda, siis on okei, aga muidu silmad peavad alati lahti olema. Et siin on neid huvitavaid silmapaare päris palju, kes meid jälgivad. Ja lõpetuseks võime öelda, et Temple Street Night Market ei ole lihtsalt turg. See on kogemus, see on koht, kus valgus, lõhnad ja kaos loovad kokku midagi, mida ei saa kirjeldada, vaid kogeda. Siin ootab iga nurga taga üllatus ja lõpuks saad aru, et siit ei lahkuta kunagi ainult ostetud suveniiriga. Siit lahkud mälestustega. Üllatusteks valmis. Coolbet.